Mina olen Anneli Pärlin, MTÜ Hiirekese mängutuba. Tegutseme Keilas juba siis 7. aastat. Šveitsi fondi raames oleme ellu viinud kõigepealt Hiirekese perekeskuse äriplaani kirjutamise, mis siis sai rahastuse ja hiljem siis viisime selle sama äriplaani ellu Šveitsi fondi toetusel, mille eesmärgiks oli arendada meie avalike mängutoa teenuseid. Kõigepealt siis selline tasuta mängimise teenus, kus 3 korral nädalas saavad lapsevanemad, eelkõige siis need emad, ka isad, kes on oma alla 3-aastase lapsega kodused, saavad tulla siia meie mängutuppa ja mängida enne lõunasel ajal, seda siis 3 päeval nädalas. Et see oli siis üks teenus, mida me arendasime selle projekti raames ja kui varem oli 2 mängupäeva, siis nüüdsest on 3 mängupäeva. Lisaks siis lõime juurde ühe teenuse, milleks on lühiajaline lapsehoiuteenus, et kui varem sai ainult tulla lapsega koos siia mängima, siis nüüd saab ka lapsehoidja hoole alla jätta. Ja kolmandaks siis arendasime vanemakoolitusi, erinevaid loenguid pakume lapsevanematele, põhiliselt siis õhtusel ajal, aga ka päevasel ajal ja tegime siis uusi kokkuleppeid nende koolituste läbiviimiseks, arendamiseks ja koolituste ajal siis pakume sedasama lühiajalise lapsehoiu võimalust, et vanematel oleks lihtsam koolitustest osa võtta ilma lasteta. Idee projekti elluviimiseks kasvas välja tegelikult vajadusest, et kui me olime 5 aastat tegutsenud, siis tundsime tõesti vajadust sellise arenguhüppe järele, et teenuseid tuli aina juurde, ruumi justkui jäi vähemaks, me ei mahtunud enam siia ära, siis kirjutasimegi äriplaani, Hiirekese perekeskuse äriplaani. Ja see siis sai 2 aastat hiljem rahastuse ja nüüd siis ellu viidud 2015. aasta suve lõpuks. Meie projekti avaliku võimu partnerid olid Keila linn ja Keila vald. Et selle äriplaani koostamise projekti raames tegelikult sai selline esimene koostöö Keila vallaga üldse loodud, et varem meil nendega koostööd ei olnud. Ja siis seda avaliku tasuta mängimise teenust me pakumegi Keila linna, Keila valla rahastusel ja see on tasuta Keila linna ja Keila valla elanikele. Aga Keila linnaga tegelikult on meil olnud väga hea koostöö kõigi nende 7 aasta jooksul, mis me oleme tegutsenud, aga selle suurprojekti raames siis sai see sellistele rahastus sai viidud teistmoodi alusele, nii et nüüd toimub siis avaliku mängimise teenuse lepinguline delegeerimine meile. Kõige suuremaks eduteguriks selle projektiga seoses, ma arvan, et meil oli tugev äriplaan ja et see tõesti sai ilusti ellu viidud tänu headele projektipartneritele, tänu paljudele headele vabatahtlikele ja selle projekti tulemusel on meie selline tegutsemisvõimekus väga-väga palju kasvanud tegelikult, et meil on võimalusi, mida meil varem ei olnud, nüüd on meil loodud üks palgaline töökoht, mida meil varem ei olnud, kui me vabatahtlikena seda tööd siin tegime. Ja mis mulle endale meeldib selle projekti raames, et sai see kõik ka nii-öelda filmile tegelikult, et üle 2000 foto sai tehtud sellest, kuidas siin tubades see muutus toimus suveperioodil ja pärast siis üheks filmiks kokku monteeritud. Hästi positiivselt on suhtutud sellest, et üks mängupäev on juurde tekkinud, et see keskkond siin kõik on uuenenud, et lapsevanemad saavad siia oma lastega tulla, omavahel suhelda, lapsed sotsialiseeruvad, et muutused on hästi positiivselt vastu võetud sihtgrupi poolt. Meie seos Hiirekese mängutoaga on siis partnerlus ja meiepoolne siis avaliku teenuse tellimine. Hiirekese mängutoaga on meie suhe olnud juba tegelikult palju aastaid. Ilmselt kuskilt aastast 2007-2008 ja kuidas see teenus üldse tekkis tänu aktiivsetele inimestele ja linnapoolsele vajadusele. Tegelikult ju omavalitsuse kohustus see otseselt ei ole, aga samas Keila linnas sünnib palju lapsi, juurde tuleb noori peresid ja üks asi on lasteaiakohad, aga mis seni selline tegevus ja vanemate suhtlemine on puudunud. Ja Hiirekese mängutuba on selle niši täitnud ja Keila linn on saanud endale hea partneri aktiivsete inimestega, kes selle MTÜ siis lõid ja pakuvad siis vanematele
sellist võimalust koos käia, oma väikeste lastega suhelda, lapsi õpetada ja nii edasi, palju muidki teenuseid. Keila linn on aastate jooksul toetanud põhiliselt rahaliselt.